Me oleme kõik vähemalt ühes eluetapis käinud kunagi koolis ja kellel on õnnestunud sellest kohustuslikust osast viilida, siis ilmselt on elu teid õpetanud. Aga head sõbrad, kas te teadsite, et Eestis on olemas üks selline kool, kus õpetatakse nii, nagu seda tehti 50 aastat tagasi? Aga huvitav on selle asja juures see, et 50 aastat tagasi tehti seda nagu 100 aasta pärast. Üpris segane jutt, kas pole. Aga me tulime siia Järva-Jaani, Orina mõisa, et kogu selles segapudrus natukene selgust teile tuua. Järva-Jaani kutsekeskkooli number 31 kiirtraktorite kabinet on hea näide moodsast tehnikakoolist. Kabineti näit- ja õppevahendite süsteemides kasutatakse rohkesti elektriajameid, kaugjuhtimist ja automaatseadmeid. Nupuvajutus ja vajalik õppeplakat on leitud. Vajutus teisele nupule ja tööasendisse tõusnud epiprojektor võimaldab demonstreerida kujutisi raamatust või ajakirjast. Tõhusaks abimeheks õpetajale on grafoprojektor, mis siin on kriidi ja tahvli täielikult välja tõrjunud. Magnetofonid on paigutatud elektriajamiga laegastesse. Nupuvajutusega saab igaüht neist tööasendisse viia. Kui mina esimest korda siia majja sattusin, mul oli vaimustus nii suur, nähes, mis siin on. Ma polnud kunagi varem sellest kohast mitte midagi kuulnud, Orina mõis või teadsin, et Järva-Jaanis oli kutsekool, aga et selline õppeklass kogu nende tehnikatega, täiesti esimene minu jaoks oli ka see suur üllatus. Ja 3 aasta jooksul, mille me praegu siin tegutseme, on siin käinud erinevate gruppidega, meie koolitusgrupid, ekskursioonigrupid, üle 4000 inimese juba. Ja seda näidates kõigile öeldakse uskumatu. Aastal 1975 see oli justkui nagu 100 aastat omast ajast eest. Nii et seda vaimustust, seda tunnet saabki siin täna ka veel kogeda. Miks? Sest enamus nendest asjadest, mis toona Helmut Vajakas tegi, on siin täna töökorras ja alles ja pakub veel koolitusväärtust ka veel täna. Helmut Vajakas, tema oli traktoristide koolitaja. Ta ehitas siia pöördlava nende mootoritega, kõik elektrooniliselt käivad. Ta ehitas siia õpilaste lauad, nendel toolidel puuduvad siin lauajalad, et oleks mõnus neid ringi keerata ja moodustada grupiõppe töökohti. Ta tegi siia, et kiiresti ruum pimedaks läheb, elektrilised kardinad. Kõik siin toimus niimoodi, nagu ilmusid ei tea kust ja ta tahtis tuua siia rahvast, et inimesed usuksid tehnikaõppesse ja see kaasaegne ja selline nagu põnev tehnoloogia meelitas lihtsalt rahvast siia. Ja inimesed, õpilased ütlevad ka, et tõesti see oli nagu ülipõnev. Ei mäletagi, mis nad siin täpselt õppisid küll, aga vahest. Aga see tehnoloogia, mis siin avanes ja käivitus, oli lihtsalt nii põnev. Ja no need nupud laua peal on üks asi, aga need mootorid siin lava peal teine asi ja sellised mootorite läbilõiked olen näinud siin ja seal kasutatakse, aga mitte sellised nagu siin. Tuled siia lava peale, vajutad mootori käima ja naudid seda, mis toimub mootori sees, kuidas pöörleb väntvell, kuidas käivad kolvid, laagrid, noolkurid, tõukurid, külje pealt, tagant, kõikjalt on süsteemi näha. Justkui nagu oleks anatoomiatund ja arstid on inimese lahti lõiganud, aga siin on inimese asemel mootorid. Elu sees ei oleks oodanud, et midagi sükest Eesti pinnal üldse on. Lahti lõigatud mootorid, kõik näed, kuidas asjad toimivad. Täiesti ajast ees olev tehnoloogia, mis klassiruumis on. Täielik üllatus. Võtab peaaegu sõnatuks. Täielik vau-efekt. Miks sa valisid autoserdi? Kuidagi juhtus niimoodi, et mõtlesin, et suguvõsas on autojuhte päris palju, päris mitmeid. Et mõtlesin ka, et vaatan, mis toimub. Ja no juba koolituse teoreetiline pool tegelikult oli nii hästi ägedalt tehtud, et sellega juba oleks võid vabalt rahule jääda. Ja siis siuke punkt panna on väga priima. Kas
need inimesed, kellel praegult huvi tekkis, kas ta peab tulema Autoserti juhilube tegema või saab tulla ka otse Orina mõisa? Saab ka otse tulla. Meie Facebooki lehel Orina mõis jagame informatsiooni. Meil on ka koduleht www.orina.ee. Sealt saab siis vaadata, mida me siin pakume, millal pakume ja sellised avatud uste päevi, kus me teeme ka sellist innovaatilist viisi ekskursiooni ehk performance'it, siis seda me teeme aeg-ajalt ikka, nii et avalikult ka. Aga näiteks seltskonnad, klubid, sõpruskonnad saavad alati helistada meile, broneerida selle koha ja teha siin midagi väga huvitavat. Nii et võimalused on kõik olemas. Oh,